Püüdnud EKRE volikogu esimehe, EKRE Riigikogu liikme ja nüüd ka värske ERR-i nõukogu liikme Evelin Poolametsa. Ja uurin sinult, et sina oled alati seisnud naiste eest poliitikas, et nad oleks meil erakonnas rohkem esindatud, üleüldse Eesti poliitikas. Aga mida sa arvad näiteks triibulistest nimekirjadest, millel praegu ikkagi on nagu selline jälle surve sees? Näiteks kas või selle sama ERR-i nõukogu siis näitel? Ja ei, mina ei toeta triibulisi nimekirju, aga ma olen seda meelt, et kui on aktiivne naine ja ta tahab panustada, et tal peaks see võimalus olema. Ma vaatasin üle teiste erakondade volikogu esimehed. Parlamendierakonnas ei ole ühtegi teist erakonna volikogu esimeest, et isegi sotsid, kes räägivad, et et naistel peavad olema võrdsed võimalused, naised peavad saama juhtkondadesse ja sama juttu rääkis ka ju Eesti 200 ja Reformierakond. Ja samas vaatad, kuidas nende teod ja jutt ei käi omavahel kokku ja eriti naljakas oligi sotsiaaldemokraatide algatus, et ERR-i nõukogus peaks olema naised. EKRE esitas naiskandidaadi ja mulle tundubki, et Liina Kersna nüüd veab seda, et kaasame rohkem eksperte, et need eksperdid, ma võin nagu kergemat sorti mürki võtta, et need eksperdid on siis nüüd naised, mõned. Sellepärast, et ei saa ju lubada seda olukorda, et EKRE esindaja on ainukene naissoost, et on vaja hoida seda narratiivi, et EKRE nagu ei seisaks naiste õiguste eest, aga mina näen EKRE-s, et kui on aktiivne naine, tal on see võimalus. Ma usun, et ka teistes erakondades on palju aktiivseid naisi, aga neid ei lasta volikogu esimehe kohale, neid näiteks ei lasta kuhugi kandideerida, neid ei lasta ERR-nõukogusse, et pigem EKRE teeb nii, nagu ta räägib ja teised lihtsalt räägivad, aga ei tee. Sa oled mitu koosseisu järjest olnud EKRE volikogu esimees ja EKRE-t meid kõiki volikogus väga suurepäraselt esindanud. Ja ühes oma kõnes sa nüüd viimati ütlesid, et Eesti vajab presidenti, kes armastab Eestit. Et kuidas sa tunned, et kuidas meil praegu nii-öelda riigi juhtkonna tasemel selle Eesti ja eestlaste armastusega lood on? No väga halvasti lood. Meil ei ole ju rahva poolt valitud presidenti. Ma arvan, et rahvas ei laseks seda viga läbi, et valitakse presidendiks inimene, kes ei hooli Eestist. Võtame kas või Toomas Hendrik Ilvese. Mida tema tegi? Härmatas. Ajas oma mingid isiklik rahaasju läbi riigi, vahetas naisi, ei hoolinud. Mida tegi siis meil Kersti Kaljulaid? Ajas oma mingit vasakliberaalset agendat. Ta ei saanud arugi, et ta on president. Ja mul on hea meel, et vähemalt Eesti Olümpiakomitee sai aru, et ta on täiesti sobimatu presidendi materjal, et selline inimene ei saa kauem jätkata ja nii juhtuski, võeti maha. Aga tõesti, Eesti vajab presidenti, nagu ka Mart Helme ütles, kes ühendab erinevaid vaateid. President peab olema kogu rahva president, mitte nii, et teie väärtusi me ei toeta, teie väärtusi toetame ja kes annab hoogu justkui sellele ühiskonna lõhestumisele. Ja ma arvan, et kui inimestel või Eesti rahval lastakse president endal valida, siis selliseid äpardusi nagu Kersti Kaljulaid või Hendrik Toomas Ilves, et selliseid asju ei juhtu. Ja ma praeguski vaatan Alar Karist, tema on nagu selline president, kes siis vaatab, mis tema karjäärile on hea, ta ei tule välja lubadusega, kas ta kandideerib või mitte. Ta on nagu selline tuulenuusutaja president, on ju. Aga mitte see, kes armastab Eesti rahvast. Sinult ei saa ka küsimata jätta meie tuuleparkide seisukohta, et sa oled väsimatult võidelnud tuuleparkide rajamise vastu ja sa oled Vinni vallaga lausa kohtusse kaevatud. Aga mulle tundub ometi, et nii sina
sina kui EKRE tervikuna on saavutanud ikkagi ka inimeste mõtteviisis sellise murrangu, et saadakse aru, et sellisel viisil elektri tootmist me ei taga ja me ei taga ka oma energiajulgeolekut? Jah, et meie töö on olnud selles, et inimesi viia kurssi, et nad teaksid, mis toimub, millised need tuulikud on, milline on nende kasutustegur, et varem puudus selline arusaamine ja inimene ei osanud ka reageerida või võtta ka seisukohta, aga mida rohkem me oleme sellest rääkinud, seda rohkem juba kuuleme, et ka peavoolumeedia avaldab arvamusi, kus öeldakse, et teate, selle tuuleenergia kõrvale on meil vaja juhitavat tootmist ja praegu on olukord selline, et kui aasta tagasi rääkis minister Sutt, et Eesti vajab 400 tuugenit, siis aasta hiljem ta nüüd on kahandanud selle numbri 100 tuugenile ja ma loodan, et järgmiseks aastaks valimisteks on see number 0. Aitäh sulle, Evelin, ja ainult jõudu! Aitäh!